mis ees püsib. Aga noh, okei, võib-olla see isegi kohandub rohkem minusugustele, ma olen 31 aastat vana, võib-olla teie vanemate puhul see ei ole enam nii oluline, aga mida mina olen alati tundnud on see, et minu vanemate põlvkond, kui nagu üldistada natukene, eks ole, et ta nagu alati üritas nagu tõmmata minu vanuses noori oma vanadesse võitlustesse. Et see, kui nad olid juba täiskasvanud inimesed 91. aastal ja sealt hakkas nagu Eesti rahvusriik taas nagu ennast ehitama, seal oli nagu väga palju igasuguseid võitlusi, kibestumisi, igasuguseid tundeid, mis on nende omad, selle aja asjad ja produktid. Siis Marju Lauristin oli väga oluline poliitik, et ta väga hästi mäletab, mis siin Toompea ees toimus ja nii edasi, aga need ei ole enam meie ega teie võitlused, tunded ega emotsioonid. Et võib-olla see kõlab karmilt, aga mulle tundub, et me peame siinkohal tegema väga seadma selge piiri, et meie nagu vanavanemate ja vanemate võitlused meile üle ei tuleks. Ajad on muutunud väga palju. Siin on, ma arvan, et jutt ikkagi sellest, et saartel on üks ja sama Eesti riiklik identiteet kohal. Et need tähtpäevad, see keel, need sümbolid, see ajalooline mälestus arusaam, mis oli nõukogude aeg, mis ta ei olnud, enam-vähem, eks ole. Need markerid on kõik ühed ja samad. Nad on Tallinnas, Tartus ja Kuressaares ühed ja samad. Ja Narva kohta see lihtsalt ei kohaldu nõnda viisi. Et ma olen kuulnud sellist juttu ühelt narvakalt, kes on öelnud, et me kindlasti ei taha nagu Eestist lahku lüüa, aga te peate aru saama, et me oleme natuke niimoodi, et ei Eesti ega Venemaaga. Et see on selline, kuidas ma ütlen, et kindlasti seal ei ole mingisuguseid eeldusi eraldi autonoomse vabariigi tegeks, et see on selge see, et sellest me üldse ei räägi, et seda nagu paanikat ma ei taha siin külvata. Aga seal on juhtunud see, et see baas, eks ole, et see baas identiteet on kujunenud olukorras, kus linn oli uuesti kokku pandud pärast lauspommitamist 1944. aastal. Kõik inimesed, kes seal elasid, peaaegu olid pagendatud, tulid sisse uued inimesed valdavalt Pihkva ja Leningradi oblasti külakogukondadest, kes asusid tööle suurtesse tehastesse, seal tekisid pered, seal sündisid lapsed, seal hakkas käima tavaline nõukogude elu ühes industriaalses piirkonnas, nii oli kombeks. Inimesed töötasid väga suurtes ettevõtetes ja nende elulaad oli lihtne ja seal ei olnud nagu seetõttu alles jäänud seda vanaaegset kultuurikihti. Ja siis, kui Nõukogude Liit lagunes, selleks ajaks mõned inimesed olid seal just alles nagu vanaks saanud pärast kolimist sinna 50. aastatel näiteks. Mõned olid alles veel keskealised ja nende jaoks Eesti Vabariik ei olnud teada kui ajalooline fakt minevikust. Ja sellises kontekstis see kogukond põrgates kokku, ma ei tea, Mart Laar, kes käis siis Narvas ja seletas inimestele, mis on Eesti rahvusriik nüüd pärast iseseisvuse taastamist, et inimesed sageli väga siiralt ei saanud aru üldse, mis asi see on, miks see olema peab ja referendumid, mis toimusid seal Sillamäel ja Narvas, ei näidanud üldse head tulemust. Mõte oli seal teha eraldi autonoomne piirkond. Eesti Riigikohus siis tappis ära need hääletused ja kogukonnad võtsid ta selle otsuse vastu, mässu ei toimunud. Mõnedes teistes kohtades nagu Moldova idapiir, seal lõpuks ongi Venemaa kontrollitud ribamaad, eks ole, kus toimusid ka sarnased hääletused. See on nagu selle asja eellugu. Need seetõttu Narva ja ka võib-olla teiste linnade eraldi olek on lihtsalt seotud sellega, et oli 50 aastat Nõukogude Liitu, kui seal selles piirkonnas, nagu ma ütlen, tavaliselt sotsiaalse inseneeriaga tegelti. Et see on Nõukogude võimu selline tüüpiline arusaamine, et sa võid istutada midagi inimestesse ja inimesi istuda ükskõik kuhu, kui on partei mõte selline. Need tagajärjed on sellised, aga ma lihtsalt tahan öelda seda, et ikkagi, kui on pikk rahuajastu, ja kui riik areneb enam-vähem hästi ja kui rikkust tuleb pigem juurde, siis ka kultuurikiht kasvab peale. Ja Narvas tegelikult on juba näha seda, kuidas nii poliitikute seas kui ka kohaliku kogukonna seas on inimesi, kes 100% erinevad nende esivanematest, kes on Narva kunagi tulnud esimestena pärast seda.
ütlevad, et poliitika ja poliitika all peetakse silmas põhimõtteliselt kõike on räpane asi. Et see on see klišee, eks ole, et ma kutsun teid üles mitte kunagi mitte mõtlema selliste klišeedega. Poliitika on see kõik, mis ei toimu teie koduseinte vahel ja seal on ka poliitikat tegelikult.